valguse võit äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir, langemas me maale. Tere varahommikust! Televisioon alustab, kell saab 5 minuti pärast 7 ja täiesti erakordne ja ainulaadne päev Eesti Vabariigi ajaloos, Priiuse põlistumise päev. Päike on tõusnud, teeb tänase hommiku säravaks ja rõõmsaks. Põhjus üks ja väga lihtne. Tänane televisioon tervenisti on pühendatud sellele päevale 7890 päevale siis tegelikult, mis on nüüd saanud täis ja nende jaoks ära seletamist, kes ei ole veel täpselt aru saanud. See on siis see aeg, need päevade arv, mida on nüüd siis ühe võrra rohkem kui enne 1940. aastal Eesti okupeerimist, seda vabariiki või seda vabariigi aega siis. Nüüd on seda päeva teisel pool okupatsiooni, uue Eesti või taasiseseisvunud Eesti ajal ühe päeva võrra rohkem kui eelmisel perioodil. Aga kui me rääkisime sellest, et me oleme eetris Tallinna lauluväljakult, siis tegelikult tiir saab tehtud üle Eesti veel peale nendele linnadele, kus samamoodi inimesed on täna hommikul kogunenud. Kuressaares näiteks meie andmetel peaks olema keskväljakul seal üsna suur hulk inimesi juba vaikselt kogunemas, juba vaikselt ei ole midagi kogunemas. Praegu on täiesti... No aga neil on aega Aga neil on tõesti aega. Sinna nad õige pea tulevad. Üks väike Kuressaare linn ei alusta nii vara hommikul oma päeva. No sinna saab, ühesõnaga, ka see on see koht, saarlased ise väga hästi teavad, kuhu te saate tulla seda laulu kuulama ja ise sellest melust osa saada. See on 1,5 tunni pärast kõlav ja siis vaadates seda, kuidas inimesi kogu aeg koguneb, saab see koor kindlasti olema veel suurem lisaks Rahvusringhäälingu koorile. Aga erakordselt hea on nüüd teha ka otselülitus Kuressaarde ja vaatame, milline Kuressaares seis on, sest kohe peale uudiseid, nagu te näete, seal juba käib isegi ka väikese proovi tegemine, häälte lahti laulmine ja Kuressaare kesklinnas on samuti kogunenud priskelt enam kui 200 inimest lausa ma vaatan, jah. No suur hulk koore on igal juhul Kuressaares kohal, kuulame uudised ära ja siis juba mõne aja pärast oleme pildiga Saaremaa pealinnas Kuressaares. Tere hommikust! Päev on päikest täis ja soe. Praegu ilusat hommikut. Ja no, nagu te näete, tants endiselt käib siin Tallinnas lauluväljakul, aga me läheme nüüd kohe linna, milles oli täna hommikul Kristo ilmakaartide järgi kõige soojem ilm, ehk see ainult -8, täna hommikul Kuressaares, päeva peale seal -1 alles jääb, paljudes teistes kohtades 0, nii nagu te kaardi pealt näha võisite. Ja Kuressaares on head kolleegid Margus Muld ja Piret Järvis juba valmis pannud ja loomulikult mulle tundub, terve Saaremaa on tulnud sinna laulma. Ja tere hommikust ka nüüd siit Kuressaarest. Nagu näete, on meilgi siin ilus ilm, nii nagu teil seal Tallinnas, võib-olla isegi pisut parem. Ja siia Kuressaare keskväljakul on tänase päeva puhul kogunud päris suur hulk lauljaid, kes kohe üsna pea oma lauluhääled valla päästavad. Ja selle tähtsa päeva puhuks on siia Kuressaare ise kohal sõitnud Piret, kes kohe nüüd ka rääkima hakkab, mida saarlased laulavad. Jaa, mul on suur hea meel seda Priiuse põlistamist just teiega siin Kuressaares täna tähistada ja tõepoolest siia Kuressaare keskväljakule on kogunenud muljet avaldav arv inimesi. Mulle öeldi, et suisa 10 erinevast Saaremaa koorist. Ma ei teadnud, et teil nii palju kooregi siin on, aga vaat, mis kõik välja tuleb. Ja kohe lüüakse Mari Ausmehe juhtivate käte all laul lahti, hakatakse laulma lugu, mida saarlased peavad suisa oma hümniks. On nii? Jah, see on nii, seda lauldakse eriti tähtsate päevade puhul. Nagu täna. Et siit tuleb Albert Uustuldi lipulaul. Seal, kus viikingite veri, isub taas kord rannamaa. Seal, kus sulgu merelaine, vastu kallast taksuvad. Seal mu kodu aastas
sesta kala, mees veitsin kasvatab, vana isad, tõkkad viisad, kehva põldu haarisid. Merel sõites, torme võites, nad ei kartnud kaarisid. Roheline meie lipul, kõneleme rõõmudest. Valge raskest minevikus, aust ja puhtast südamest. Ole kaiku, kus ei kaiku, ülistust me lippule. Meie lippu hoiab kindlal, virk ja töökas saarlane. Meie lippu hoiab kindlal, virk ja töökas saarlane. See oli siis Albert Uustundi lipulaul, mida tõesti saarlased peavad oma hümniks. Ja nüüd saan rääkida Bruno Pooga, kes on tuntud saarlane. Ja Bruno käest võib-olla küsiks, et kuidas praegu siis tundus, kuidas kõlas meie laul sellise tänase tähtsa päeva puhul? Nii ilus päikesepaistelisel kargel hommikul. See on väga tore. See Priiuse tunnendus tuleb täitsa peale. Tegelikult tahtsin Bruno sinu käest küsida hoopis seda, et me oleme praegu siin kohe-kohe 450-aastaseks saavas Kuressaare linna keskväljakul. Et ütle, kui palju saarlased, kui palju eestlased üldse on oma 450 aasta jooksul seda tegelikku Priiust saanud nautida, kui palju me oleme olnud vabad? Mis me siin ütleme, taanlaste all olime 85 aastat, rootslaste all natukene vähem, tsaari valitsuse all üle 200 aasta ja tegelikult me oleme 1/3 sellest 450 aastast oleme, polegi, või tähendab 10% sellest on see aeg, kus 42 aastat oleme nüüd olnud kokkuvõttes Priid. Seda on ju päris vähe. Seda on üpris vähe, seda on üks inimpõlv, kui niimoodi võtta tegelikult, aga aega on nii palju olnud seda ja me oleme ikka tegelikult ju Eesti Vabariik on juba varsti 100-aastane. Ütle, Bruno, sina oled näinud ka seda esimest ennesõjaaegset Eesti Vabariiki ja seda nautinud. Ütle, kas sa vahepealse 50 aasta jooksul uskusid, et see aeg, see Priius, mis siis oli, et see võib ka tagasi tulla? Mina olin ju 10-aastane, kui kõik see lõppes ja ma pean ütlema, et ma arvasin, et see Nõukogude Venemaa, see kukub kokku ükskord. Seda ma uskusin, aga mismoodi, mis saab meist, seda ma ei osanud ette näha. Aga see on tore, et me oleme jälle vabad ja saime selle uue hooga alustada 91. aastal. Aitäh sulle, Bruno, aga ma tean, et Piret on leidnud endal siit ühe noorema saarlase, kelle käest küsida võib-olla midagi muud. Annan sõna Piretele. Tõepoolest, mina nabisin siit kooride hulgast kinni ühe tüdruku, Katariina, Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient. Jah, tõsi. Sina oled sündinud 94. aastal, mis tähendab, et sul on olnud õnn sündida ja üles kasvada täiesti vabas Eestis. Et milline on sinu hinnang? Kuidas on möödunud see lapsepõlv ja nooruspõlv siin vabas riigis? Minul on alati lõbus olnud ja on saanud vabalt mängida ja suvel maal olla ja vanaisa juures. Midagi on näiteks tundunud, et on ka valesti siin meie riigis? Ei usu, nüüd see uus vabariik on ju nii noor, et me ju muidugi õpime iga aasta ja et ma ei usu. Sinul on tõesti kõik piirid valla, selles mõttes, et sa võid siin riigi sees teha, mida sa tahad, aga sul on ka täiesti vaba voli siit lahkuda. Et milline saab olema sinu valik, et kas sa tulevikus plaanid siia jääda või lähed sa siit üldse ära? Ma pigem arvan, et ma jään Eestisse, et lähen ülikooli ja leian endal mingi hea eriala ja siis et tulen võib-olla äkki tagasi isegi Kuressaarde, kui aeg on küps. Tead sa juba, aga näiteks välismaale niimoodi, ma ei tea, kas või õppima või rändama mõneks ajaks, sellist plaani ei ole? Rändamine oleks küll väga huvitav, aga õppima ma arvan, et ma jään ikkagi Eestisse, aga kindlasti ma tahaks külastada välismaa riikega.
no aga ole sa tänatud, et üks tähtis sündmus on tegelikult veel vaja ära mainida, nimelt on oluline päev ka Eesti Rahvusringhäälingu jaoks, sest et täna esmakordselt jõuab otsepilt, seesama otsepilt ka siit Saaremaalt Eesti Televisiooni eetrisse üle satelliidi. No vot, aga laul on jälle lahti löödud ja ka meie lähme ja laulame koos nendega, aga ma tahaks kasutada ka juhust ja soovida siit Saaremaalt teile kõigile, kes te meid hetkel vaatate, palju-palju õnne. Kastesed